No nii, tere hommikust, suur tähtis päev on käes, Viljandi Vikati meistristuudio ametlik avamise päev. Hommik otsa on siin joostud, juba eilsest on joostud, juba üleeilsest on joostud. 2 kuud on seda Vikati meistristuudiot siin minu arvates juba setitud või isegi äkki kauem, ma ei mäleta, kunast ma selle esimese video tegin. Aga nüüd hakkab kell 9:30 saama ja ametlikult on kell 10 siis välja kuulutatud, et võiks nagu tulla siia meile külla. Vaatama, mis siin toimub, mis siin pakkuda on, mida huvitavat. Ja et see külaskäik siin niisama kaootiliseks kulgemiseks ei muutuks, siis on siin mul välja mõeldud ka väike Vikati meistristuudio seiklus, mis siis koosneb 8 punktist, mis tuleb läbida. Nii et väike selline põnevust tekitav siuksed viktoriini ja praktilised ja teoreetilised küsimused siin ees ootamas ka. Näiteks siin on vaja määrata Vikati tera kaal tunde põhjal, kui palju võiks kaaluda üks Austria super, hüper, mega, giga äge Vikati tera. Luisud, millised on looduslikud, millised on kunstluisud, milline on kõige jämedam, milline on kõige peenem. Siis Vikati meistri käepide ehk selline vanasti nimetati toomingast painutatud käepide painardiks, näsaks. Et mis võiks selle nimi olla, et siin väike ülesanne nimi mõelda. Gotlandi käia peal saab päris ehtsat sepa Vikatit proovida teritada. Vett küll sees ei ole, aga ma arvan, et väikse siukse väntamiskogemuse saab kätte. Siis siin lõede stendide peal, 2 stendil on siis ära peidetud, ma nüüd täpselt ei mäletagi, mitu mul siin 1, 2, 3, 4, 5 lütt, mis on vaja ära tuvastada. Saaremaa, Hiiumaa, Lääne-Eesti, Kagu-Ida-Eesti, Austria ja Taani tüüpi Vikati lüsi. Et siin on põnev neid kindlasti otsida. Nii, mis meil siin veel oli? Ahah, siin on üks heli ülesanne. Tuleb tuvastada siis koputamise teel, milline Vikati tera võiks olla kõige kõvem, milline kõige pehmem. Ja siin sepa vikatite ja vanade ajalooliste vikatite riiulis on vaja üles leida siis sepad, valmistajad, Niit, üks tuntumaid Saaremaa seppasid. Siin on veel Jott Matson, huvitav nimi veel Tip-Top Vikati tera peal. Nii et siin erinevaid nimesid on vaja siit üles otsida, ära tuvastada. Väike küsimusleht ära täita, siia vastuste korvi panna ja siis mis edasi saab, seda ma veel täpselt ei tea. Ei ole veel nii kaugele mõelnud, aga mingi väike auhinnakene võib-olla, ma arvan, ikkagi vapratele Vikati stuudio seiklejatele tuleb. Okei, aga näeme varsti siis ja vaatame, kuidas see seiklus siin kujuneb. Ja siis, aga kes tahab ikkagi õhemalt, siis peaks üle vinnima ka need uued Austria terad. Et ühesõnaga sellise paksu lühida Vikatiga ei ole mõtet Heinamaale minna, kus ja luiskama seda hakata, et luisuga seda teravaks ei saa. Ja üks variant, kuidas seda lõikeservasid õhemaks saab, ongi siis saamriga toksimine. Et kes on alumiiniumtraati toksin lapsepõlves laiaks või pudeli korke pakkumisele. Põhimõtteliselt sama töö ja kõige lihtsam, no mitte kõige lihtsam, vaid võib-olla võiks öelda, et kõige keerulisem on ja kõige nagu selline vähem abivahendeid on sellisel süsteemil, kus ongi alasi, lamealasi ja siis 2 põhimõtteliselt haamri teravam ots ja sellega tuleb siis üks serv toetab põlve peale, kuidas meil siin on, kui panin siin väiksed need pakud alla, et peab õige kõrgus olema, et sellega saaks toetada.
ja põhimõtteliselt siis muud ei olegi, kui tuleb siit toksima hakata niimoodi ja kohe täitsa kõvasti. Ütleme, et ma arvan, et see nõuab harjutamist, aga saab asja, kui harjutada, et täna saab katsetada, kes tahab. See nüüd, ma näitan teised ka ära, see on nüüd üks viis. Ma ise selle ala siin pinnisin ära, et ma arvan, et on tehtav. Siis ma näitan seda. Ma teevad selle niimoodi. Siin on nüüd natukene abivahendeid juures, see teeb selle pinnimise kõvasti lihtsamaks. Aga siia käib nüüd vikat niipidi peale. Ja siin on see tugilaud, mis ei lase selle vikatil ära vajuda. Ja siin on piiraja, mis ei lase tal niimoodi valesse asendisse tulla, vaid panedki siia ja lükkad siia vastu. Ja siin ei ole mitte midagi muud keerulist, kui siis selle haamri lammedama otsaga siia peale tossida. Näed, juba läheb ja sellega saab põhimõtteliselt silett teravaks teha selle vikati. Aga mul tundub, et see on nagu päris hea ja väga hästi saab sellega pinnitud. Ma arvan, iga üks. Ja siin üks leiutis on veel, mida väga paljud kasutavad profid, amatöörid. Siin on ka abivahenditeks. Ütleme siis, see on 2 kolviga pinnimisalasi. 2 kolvi on sellepärast, et nad on, pinnivad erineva laiuse. Hõbedane 1 millimeetri ja see 2 triibuga kuldne vist oli kuni 3 millimeetrist seda tera siit. Ja siin on ka väga lihtne. Tera läheb siia vastu ja kolvi serv on õige nurga all. Ja siin ei ole midagi muud jälgida, kui hoida teda vastu alasit ja vastu seda kolvi ja siia lihtsalt pihta lüüa. Ja siit on tegelikult väga hästi näha, et juba tegi laiemaks selle ala. Ja see teeb ka ta täpselt võrdselt õige laiusega, et vikat ei liigu. Ma arvan, et kõik saavad hakkama sellega. Ja kui see töö on tehtud, siis on heinamaa peal puhas nauding luisuga 2 korda üle ja vikat lõikab nagu silett. Ja sellega on üle veel üle. Just. Nii et kas saame täna selle vikat ära pinnitada? No lihtsalt vau, ütlen, et see oli lihtsalt, võtab mind sõnatuks, mis 3-4-5 tundi siin täna Vikatimeistri stuudios toimus. Ma olen südamest tänulik sulle, et sa tulid siia kohale mulle külla ja soovima häid soove ja lihtsalt vestlema, suhtlema, mõnusalt aega veetma.
see oli üks tõeliselt tore koosviibimine. Ja ma usun, et sa tundsid seda sama, et siin oli selline mõnus, sõbralik, entusiastlik, põnev energia. Ja kui sa vaatad seda videot ja sa ei jõudnud siia Vikati Meistri stuudio avaüritusele, siis ära väga kurvasta, anna mulle teada, kui soovid mulle külla tulla ja saame kokku siin Viljandi Vikati Meistri stuudios ja näitan sulle põnevat vikatikraami ja kõike, mis selle vikati ja niitmisega seondub. Ja loomulikult räägime vikati juttu ja muud juttu. Ja nüüd on siis Vikati Meistri stuudio ilusti sisse õnnistatud, pühitsetud ja avapeoga veel sisse õnnistatud. Nii et ma arvan, et siit saab ainult veel edasi ülespoole minna ja eesmärk saab olla ju mitte vähem kui rohkem, vaid kõik vikatiga niitma. Nii et vaatame, kuidas selle suvega läheb selle eesmärgi püstitamisega. Aga nüüd veel ühe põnev asja juurde. Selles videos on vaja ära klattida Vikati Meistri seiklusraja läbimise tulemused ja ma vaatasin siis üle selle vastuste korvi ja kuus vastuste sedelit oli siis siin korvis, kes siis terviklikult selle 8 küsimuste ja praktilise harjutustega Viljandi Vikati Meistri stuudio seiklusraja läbi tegid. Super, väga äge, et ma loodan, et sulle see seiklusrada meeldis ja nüüd ma siin pusisin siis ka need vastused kokku ja ma teen kerge ülevaate ka nendest küsimustest, vastustest. Nii et kõik, kes siin, ma arvan, kohal käisid ja kes seda rada läbisid, ma arvan, on päris põnev ka neid õigeid vastuseid teada. Esimene ülesanne oli vaja määrata vikati tera kaal käsitsi katsudes, kompides. Ja tegemist oli siis Reisersniti teraga 60 centimeetrit pikkust ja siin Austria terade valikust nüüd kõige kergem tera, mis valikus on. Ja ma ei oska öelda, kas mina oleks selle ise täppi pannud, aga üks ütleme siis võistkond pani selle grammi pealt täppi. No tegelikult võib-olla ma täpselt grammi pealt ei oskagi öelda, sest sellele teral on ümber siin kilepakend ja terakaitse. Aga ilma selle kilepakendi ja terakaitseta on selle terakaal 395 grammi, nii et kui siia üks 5 grammi juurde arvestada ja öelda, leppida kokku, et selle terakaal on 400 grammi, siis täpselt 400 grammi pakkus Kaido ja Elis, nii et teised võistkonnad panid siin ka väga sarnaseid numbreid. Siin olid numbrid 300 ümber, 500 ja teise ülesandena oli vaja reastada 3 luisku kareduse järgi, nii et ja selle ülesandega said edukalt hakkama 3 võistkonda, Kaido, Elis, Karmo ja Indrek. Nii et 6-st 3 panid täppi kõik ja reastasid õiges järjekorras. Ja kolmanda seiklusraja läbimise ülesanne oli samuti nagu ülimalt põnev ja väga raske võitjat välja selgitada. Tuli välja mõelda nimi Vikati Meistri prototüüp löele olevale käepidemele. Selliseid originaalseid vanakooli Toomingast painutatud käepidemeid nimetati olenevalt piirkonnast väga paljude erinevate nimedega ja ma arvan, ma kõiki nimesid veel kuulnud ei ole, aga nagu Painard ja Näsa ja Päkk olen selle käepideme nimetusi kuulnud. Aga Vikati Meistril on endal ülimugav, super ovaalne ergonoomiline käepide, millega niitmisest ma juba unistan, nii et seda käes hoida on tõeliselt mugav. Aga sellele
oleks ka vaja üks väga kihvti originaalne nimi välja mõelda ja pakkumisi tuli väga ägedaid. Ja ausalt öeldes nende pakkumiste hulgast jälle kord sobivat ja õiget välja valida oli keeruline ja ausalt öeldes seda lõplikku otsust ma veel ei teinud, aga need nimed, mis pakuti Pöial. Andres, ma tean küll, kust see Pöial sul alateadlikult meeles oli, nii et sinu poolt igati loogiline pakkumine. Tuli veel pakkumine Sarv ühelt meeskonnalt, ka väga hea pakkumine. Väga kõnetas mind Karmo välja mõeldud nimed Päinal ja Käsits. Nii et ma arvan, siit on potentsiaali päris palju edasi liikuda. No originaalsusega ja ma ei teagi, kuidas järgmist pakkumist originaalsusega ja järgmise pakkumise huumoripunktid ma annan kindlasti Günterile sõna eest Maarius. Ja samuti 6. võistkonna väga hea pakkumine minu arvates on Käsa. Nii et kõik on väga lahedad pakkumised, super äge. Ma vaatan, mis elu toob, millised pakkumised, millised sõnad on mul endal siia käibesse jäävad ja ma arvan, et selle kategooria lõplik võitja selgub võib-olla siin, ma arvan, mõne kuu või mõne aja pärast, võib-olla suve jooksul. Aga praegu kõik, kes pakkumised tegid, saavad punkti. Ja ühe pakkumise jätsin veel, unustasin siit vahele. Ja üks pakkumine on sellele käepidemele Pide. Nii et samuti ülihea pakkumine Pide. Ideaalne, miks mitte. Ja eriti lahe ülesanne oli see 2 stendilt üles otsida siis erinevad löötüübid ja kuigi see Eesti on nii väike, siis ka Eestis on nii palju erinevaid löötüüpe ja siia sekka oli mul pandud veel ka Austria ja Taani vikati tüüp, nii et ja üks veel vana võsavikat. Nii et ma päris mõtlesin, kas keegi paneb kõik täppi sellel 2 stendil olevad vikatid, nii et ausalt öeldes nalja sai kõvasti, kui ma siin vaatasin. Esimene küsimus muidugi mul tekkis Sander, mis sul meeskonnas toimus, sa olid ju meeskonnas. Kuidas sa, Sander, ei tundnud ära siis Taani vikatit? Mul tekib küsimus. Ja Sander, kuidas sa siis panid vana võsavikati kategooriasse selle ilusa painadliga Kaagu Ida-Eestis levinud viketilöe. Aga vana võsavikati kategooriasse määrasid sina, Günter, selle, mis sul juhtus? Ma saan aru, et siin vikat on otsast ära muutunud, et see võis ka vabalt vana võsavikat olla. Aga see ilus kollase tooniga viketilüsi on ju ilmselgelt Hiiumaa vikat. Aga siin valikus siis on veel selgelt eristatav Austria tüüpi vikatilüsi, nii et ja ma arvan, et see vana võsavikat on ka tegelikult kergesti tuvastatav, kuigi teiste tüüpidega võis siin ilmselt raskusi olla, aga ma saan aru, võistlusnärv oli sees ja sellises olukorras võib ilmselt kõike juhtuda. Aga kas keegi pani kõik täppi? Ja oli tõesti üks võistkond, ma arvan, et see oli võistkond, sest Karmo, ma arvan, et keegi on sind aidanud. Karmo, sinu tiim pani kõik 6 täppi, nii et siit läksid punktid sulle. Ja järgmise ülesandena tuli paika panna ja määrata siis vikati heli põhjal vikati tera kõvadus.
ja see ei ole siin niisama pulli pärast, vaid niimoodi käisid omal ajal taluperemehed turul häid vikatiterasid valimas, nii et koputati nendele peale ja mida kõvem ja kauem heli kõlises, seda kõvem ja parem vikatitera pidi olema. Ja tegelikult ka see katse näitas, et ilmselt ka nii on. Kõige kõvema tera osas ei olnud palju erimeelsusi. Tera number 4, Austria Fuchsi tehase tera kõlab siin kõige kauem. Ja ma arvasingi, et selle kõige kõvema tera leidmisega ei ole raskusi, aga rohkem eriarvamusi oli kõige pehmema tera tuvastamisel ja ega ma tegelikult ju ise ka täpselt ei tea, milline see tera siin kõige pehmem on, aga kõige rohkem pakuti tera number 1. Ja kuna siin seiklusraja läbimisel oli üks võistkond, kes on muusikaga natukene lähemalt ja tihedamalt kokku puutunud kui võib-olla inimene tänavalt, siis ja nemad, nende meeskond, Kaido ja Elis pakkusid samuti, et kõige pehmem tera on number 1, siis võtame, ma täielikult usaldan selle meeskonna kõrvakuulmist ja ka enamuse arvamust, et 1 oli kõige pehmem, siis järelikult ma teen otsuse, et kõige pehmem tera on number 1 ja kõige kõvem tera on number 4. Ja selle valiku eest saavad punktid 3 võistkonda, Kaido, Elis, Günter ja Indrek. Ja 6. ülesanne oli reaalselt praktiline ülesanne, vikatitera pinnimine siin erinevate pinnimisvahendite peal. Ja ma ei tea, Günter, mis sul juhtus, kas sul läks meelest ära, igal juhul suvetööle sa selles osas jäid, sul jäi pinnimata, igal juhul sinu sedelil ma pinnimise alanumbrit ei näe, nii et see pinnimine tuleb sul siin üks päev järgi teha. Aga teised 5 tublit pinnijat, tegelikult pinnijaid oli siin rohkem, ka neid, kes kõik pinnijaid oli selles suhtes rohkem ja ühes võistkonnas oli mitu inimest ja kõik said siin pinnida ja see oli minu üllatuseks ka selline väga fantastiline põnev ettevõtmine, et plaan oli küll see kaunis pikk 80 sentimeetrine nõukaaegne tera ära pinnida, aga ütleme peaaegu poole peale jõudsime välja, nii et jätkub siin neid pinnimisalasid ka veel järgmistele Vikatimeistri stuudio külastajatele. Aga selle pinnimise ala kvaliteedi osas oli üliraske teha, tuvastada, kes pinnis kõige paremini ja siin olid ju ka erinevad pinnimise vahendid. Siin selle alasi peal pinnimine on tunduvalt keerulisem kui siin kolvidega pinnimise alasi peal, nii et ma võtsin vastu otsuse, et kõik, kes pinnimise tegid, said punkti kirja, nii et ja järgmine ülesanne oli siit vanade sepa vikatite hulgast otsida välja 4 sepa või siis tootja nimega vikatit ja 2 vikatit oli 2, nii et kokku oli võimalik selles ülesandes saada 6 punkti, aga maksimaalselt saadi 5 punkti, mille said 4 võistkonda, nii et ei leidnud ükski võistkond päris kõiki vikati tootjaid sealt üles, aga ma arvan, oli põnev kohtumine vana sepa käsitööga, nii et usun, et oli põnev otsimine. Ja nii, kes siis võitis selle ülimalt tasavägise Vikatimeistri seiklusraja läbimise, lõin punktid kokku ja ikkagi üks võistkond edestas kõiki teisi 1 punktiga. Ja üks võistkond, siis võitjavõistkond sai 5 punkti, 2 järgmist 4 punkti, 3 järgmist 4 punkti ja 2 võistkonda 3 punkti. Nii et
nii et tadaa, trummipõlin. Kus on trumm? Kus on trumm? Nii et tadaa. Ja Vikatimeistri raja. Enne ütlen veel ka ära, mis on võitjale kingituseks ja auhinnaks. Võitja saab selle Vikatimeistri Vikatiga suvel koolituse, 5-tunnise praktilise koolituse, nii teooria kui praktika Vikatimeistri harjutusväljakul. Nii et 5 tundi praktilist ja teoreetilist koolitust sellise Vikatiga, kus on Austria Gillette tera ja ülimalt mugav ja ergonoomiline käepide, on seda 5-tunnist koolitust ja harjutust teha ainult puhas rõõm. See on võitja auhind. Ja kõikidele teistele osalejatele, kes seiklusraja läbisid, on selle sama Vikatiga praktiline ja teoreetiline koolitus Vikatimeistri harjutusväljakul suvel 2 tundi. Nii et ärge laske pead norgu, kõik saavad auhinna. Ja nüüd, kes on võitja? Võitja on Karmo. Mulle tundub, et Karmo sind keegi ka aitas, nii et sinu ülesande, sinu auhinna jaguneb kindlasti kogu sinu tiimi vahel. Nii et super, tänan, et seda videot vaatasid. Näeme uuesti siis Vikatimeistri stuudios või juba siis suvel Vikatimeistri harjutusväljakul selle uue ja vinge Vikatiga nautimas kena Eestimaa suve. Ma loodan, et tegelikult paljudega teist ma näen, kindlasti kohtume juba ka varem. Ja tule ikka mulle külla, helista, kirjuta ja ilusat kevade ja suve ootust. Tšau!